Me ju teame, et sinu auto vajab hädasti pesu. Tule võtta ühendust Tulbi pesulaga ja see vastu ilus läikiv auto, nagu meie proovisõiduautod. Vaadake, GL on selline toode, mis oli alguses üldse mõeldud Ameerikasse ja seda sellepärast, et seal konkureerida näiteks Cadillac Escalade'i või muude sääraste toodetega. Aga see auto muutus mõne hetke pärast nii populaarseks, et eurooplased hakkasid seda siia importima. See aga pani tootjal kukalt kratsima, et aga kui me teeme nii mõnusa asja, mida eurooplased ka tahavad, miks me siis seda Euroopas ei müü? Ja mõne aja pärast hakkaski Mercedes seda Euroopas müüma. Tänaseks päevaks on jõutud teise põlvkonna faceliftini, ehk siis mudeli uuenduseni. Ja see tähendab seda, et GL sai endale juurde S-tähe. Selle uuenduse käigus muudeti kõige rohkem just nina osa. Täiesti uue kujuga on kapott, iluvõre, stange ja esituled. Sellel autol on konkreetselt AMG pakett, mis tähendab seda, et see auto on natukene sportlikum ja jõulisem. Ja siis on olemas teine pakett, mis on tavaline ja siis on see kroomitud osa siia ülesse poole toodud natukene lõuamoodi. Sellele autole on võimalik saada ühte väga head lisa just meie sopastesse tingimustesse. Nimelt see kannab nime Magic Vision. See tähendab seda, et nende kojameeste sees siin üleval servas on augud ja siit seest pritsitakse klaasi peale klaasipesuvedelikku, mis tähendab seda, et kogu klaas saab väga ilusti puhtaks. Lisaks on nendes kojameestes ka kütteelemendid, mis tähendab omakorda seda, et lumi ja jää ei jää siia kojamehe külge. Ja kui võtta nüüd see rahasse, siis see maksab natukene alla 500 euro, mis on tegelikult päris suur summa, aga kui arvestada seda, et see auto maksab minimaalselt peaaegu 75 300 eurot, on see lisa suhteliselt soodukas. Ka mootorite valik näitab seda, et tegelikult see auto on mõeldud Ameerikasse, ehk siis peamised mootorid on ikkagi bensiinimootorid ja need on suured. Konkreetne proovisõidumudel on ainukese diiselmootoriga, see kannab tähistust 350D ja see tähendab seda, et siin kapoti all on 3-liitrine V6 diisel, mis arendab 190 kilovatti. Siis on olemas GLS 400. See tähendab seda, et automootoriks on 3-liitrine V6 topeltturboga bensiinimootor ja see arendab 245 kilovatti. GLS 500, 4,7-liitrine V8, samuti topeltturboga 335 kilovatti ja see on saanud 15 kilovatti juurde. Ja siis on Kirstordil ehk siis AMG 63, 5,5-liitrine V8 topeltturboga 430 kilovatti ja 20 kilovatti juures. Lisaks selle uuenduse käigus on kõik tavamudelid saanud endale täiesti uue klassikalise 9-käigulise automaatkasti ja AMG mudelil on 7-käiguline automaatkasti ja selle softi on ka natukene uuendatud, et see kast töötaks veel paremini, veel loogilisemalt. Veoskeemiga on nii, et kõik mudelid on 4-rattaveolised, tavamudelid on jaotuses 50-50 ja AMG mudel töötab natukene rohkem tagasilla kasuks. Selle auto maastikusuutlikkus jääb peamiselt ikkagi teoreetiliseks, sellepärast et nii kalli autoga ei lähe üldiselt mitte keegi maastikule. Kuigi siin on võimalik saada keskdiferentsiaali lukku, mis tähendab seda, et selle autol on päris hea maastiku võimekus. Lisaks on võimalik õhkvedrustusega tõsta selle auto kõrguseks kuni 306 mm, ehk siis clearance'iks 306 mm, mis on väga-väga kõrge. Ja lisaks on võimalik ka erinevatest veelompidest läbi sõita, mille sügavus ei tohiks ületada 600 mm. Aga kuna see auto on suhteliselt pikk, siis igale poole selle autoga ei jõua. See täpsemalt on selle auto pikkuseks põhimõtteliselt sama nagu lühikesel Escalade'il, ehk siis 5,3 meetrit. Tagaosas on kõige suuremaks muudatuseks just seesama S-täht, ehk siis GLS, mis siis nüüd näitab, et tegemist on S-klassi maasturiga. Siis on need tuled natukene teistsuguse kujuga ja see stange on natukene teistsuguse kujuga. Ruumikuse poole pealt on kõik väga hästi. Välja arvatud see, kui seda autot kasutada 7-kohalisena ja 7-kohalisena tuleb see auto standardis. Siin katte all on isegi olemas tagavarratas, mis on minu arvates üks väga hea lisa, kui rehv peaks katki minema. Need tagumised istmed on isegi täismõõdus ja sinna peale mahun isegi mina istuma. Pagasiruumi mahuga on nüüd niimoodi, et kui me võtame nüüd meie selle pea 90 cm pikkuse mõõdupuu, siis niipidi mahub see täiesti vabalt ära, kui autos on kasutusel 7 kohta.
kui autos on kasutuses 5 kohta, siis võiks neid lausa siia mitu tükki panna. Ja kui klappida absoluutselt kõik istmed alla, siis siin on nii palju ruumi, et ma võiksin isegi magada ja see ruum on umbes sama suur kui näiteks mõne hotellisviidi voodi. Lisaks on siin olemas ka ilusti kotikinnituskonks, et te saaksite oma poekotid siia kinnitada ja tagumised istmed käivad täiesti mõnusalt ja mugavalt elektriliselt kokku, nii et kuskilt pidi ei pea ronima, et siia saada natukene rohkem ruumi juurde. Ka viimasele istmereale pääseb esinduslikult nii, nagu S-klassi peakski pääsema. Vajutate siit nuppu ja iste klapib ennast ise kokku. Muide, ka see kõrvalistuja iste sõidab ennast natukene ettepoole, et siia tagada natukene suurem ava, et te saaksite mugavamalt siia sisse. Need istmed on täismõõdus ja mina isegi 1,82 m mahun siia ilusti ära. Need istmed tuleb muidugi kokku klappida käsitsi, aga kui nüüd seljatugi sirge jääb, siis siin on põlveruumi ka. Aga mina niimoodi päris istuse siin ees ei tahaks, et seega laseme niimoodi natukene tahapoole kaldu ja nüüd tunnevad kõik ennast täiesti mugavalt ja mõnusalt. Tagumine iste on hea pehme, siin on ruumi küllaga, isegi pearuumi on nii palju, et ma arvan, et isegi 2,2 meetrina mahub siia ära. Seljatuge on võimalik reguleerida, saab sellises püstises asendis istuda ja saab mõnusalt longu lasta selle asja siin. Käetugi on hea mugav, topsihoidjad olemas, laekad olemas, istmesoendus olemas. Mida sa veel tahad? Nagu istuks kõrgel S-klassis. Siin ees on väga selline ameerikalik olemine, kuna need istmed on suured, laiad, pehmed ja igatpidi mugavad. Uuenduste poole pealt on siin täiesti uue kujundusega rool, see on nüüd 3 kodaraga ja airbag on saanud endale napanahast katte ja see on ka natukene visuaalselt parema ilmega. Samuti on armatuurlaud nahaga kaetud, näidikute blokk on täiesti uue disainiga, see on selgelt loetav. Ainukeseks miinuseks on see, et suunatule indikaator tuled on nii üleval, et kui rool nüüd kõige alla sülle lasta, siis need tulukesed jäävad täpselt rooli taha peitu. Uuenduste poole pealt siis veel, see keskmine ekraan on natukene teistsuguse ilmega. Kui te mäletate, siis vanal mudelil oli see uputatud armatuurlauda. Nüüd on see selline tahvelarvutilik nagu enamustel Mercedestel. Seda on võimalik saada 2 erinevas suuruses 7 ja 8 tolli. Ja siin on 8 tolline ja see näeb päris ilus välja just selline visuaalse poole pealt ja ka graafiline osa on täiesti iluse. Ka nuppude osakond on natukene teistsugune. Enam ei ole need nupud sellised ümarad ja natukene ülesse poole ulatuvad, vaid sellised kandilised ja siledad. Ja siis on veel juures sõidurežiimide nuppe ja siit saate valida siis, mis seisus töötab käigukast, mootor ja õhkvedrustus. Ja õhkvedrustus on sellel autol standardis. Ja kui te võtate siia juurde juhitavust parandava paketi, siis saate ka veel aktiivsed stabilisaatorivardad, mis hoiavad seda autot veel paremini loodis. Ka laekaid on siin päris palju. Keskkonsoolis on 2 suurt sellist topsihoidjat, kuhu sisse saad ilusti oma pudelid ja topsid panna ja kui siin sees on pudelid, siis need ei jää segama ühegi nupuvajutust või siis kuskile teise laekasse ligipääsemise poole pealt. Siis on 2 väikest laegast, kuhu sisse saate pista oma telefonid ja muud sellised asjad. Käetoe laegas on piisavalt mahukas, seal sees on USB-pesad ja see on ka polsterdatud, nii et sinna mahub üksjagu asju. Ka kindalaegas on mahukas ja sinna mahub ka parasjagu asju, see on polsterdatud ja uksesahtlid on kummipõhjaga. Seega kõik asjad, mis te sinna uksesahtlisse panete, ei hakka kolisema ja teiseks on seda ka väga lihtne puhastada. GLS on väga vaikne auto, isegi siis, kui siin auto all on Nokia hakapelita 8 naelrehvid, mida teatavasti kutsutakse isegi titepiikideks tänu sellele, et seal on nii palju naelu ja tegelikult on need ka kõige müranikamad rehvid, mida soetada. Natukene on naelamüra kuulda, aga üldiselt väga vähe ja see ei ole häiriv. Vedrustus on pehme, isegi siis, kui keerata sportasendisse ja auto on pidevalt üldiselt sedasi loodis. See auto on veel paremini loodis just siis, kui hankida siia juurde sõiduomadusi parandav lisapakett ehk siis aktiivsed stabilisaatorivardade.
Sõitmise poole pealt on see ikkagi mõeldud pigem rohkem pikkade vahemaade läbimiseks, näiteks kui Tallinnast Tartusse peaks igapäevaselt sõitma, sest just seal on ta kõige mugavam tänu sellele, et siin on suur 100-liitrine kütusepaak ja 3-liitrine diisel võtab minu käest keskelt läbi 10 liitrit 100-le, tehase andmetel 7,1 kuni 7,6, nii et te saate väga pikki vahemaid läbida. Kui te valite nüüd loomulikult AMG mudeli, siis te peate päris tihti käima bensiinitanklas, aga ütlen ausalt, et see AMG mudel on muidugi omaette klass, see on tõesti päris äge auto tänu sellele, et see auto kaalub väga palju ja suudab koha pealt lennata minema ikkagi absurdselt kiiresti. Ka see auto sõidab 0-100 päris hea kiirendusajaga, ehk siis 7,8 sekundit, mis on võrreldes tänapäeva tavalisi pereautosid ikkagi suhteliselt hea näitaja, sellepärast et keskelt läbi tavaline pereauto sõidab 0-100 umbes 9-10 sekundiga. 9-käiguline käigukast töötab nüüd palju paremini. Ma mäletan, et kui Mercedes ütles, et nad hakkasid 9-käigulisi automaate kasutama, oli alguses ikkagi mõned viivitused käiguvahetustel. Nüüdseks on see enam-vähem samasugune nagu näiteks Audi topeltsiduriga automaatkast, ehk sa näed, et käiguvahetused toimuvad väga kiiresti, aga sa ei tunne neid. Ja isegi maanteel, kui alustate möödasõitu, vajutate gaasi põhja ja käiguvahetus toimub päris kiiresti, ei ole seal mingisuguseid sekundi pikkuseid viivitusi. Sõiduabilisi on sellel autol väga palju ja see on põhimõtteliselt nagu S-klass. See suudab täiesti autonoomselt sõita või õigemini poolautonoomselt. Näete, käed on rooli pealt ära ja see keerab ise rooli, pidurdab, kiirendab, ummikuabilised, kõik sellised asjad. Lisaks on siin väga korralikud LED-tuled, mis siis on aktiivsed, need ise lülitavad kaugtulesid ümber lähitulede vastu, kustutab ära teatud sektsioone, et siis vastu tulevat autot mitte pimestada. Aga ma pean tõdema, et öösel pimedas sõites olid mõned autod, kes vilgutasid vastu. Ma ei tea, kas nad vilgutasid sellepärast, et see valgus on nii ere või sellepärast, et see valguse ümberlülitus toimub nii sujuvalt või siis sellepärast, et need tuled ikkagi mingil määral pimestasid. Kuigi tegelikult teoorias seda ei tohiks juhtuda. Ka see kojameeste süsteem on väga lahe. Vajutad nuppu ja terve klaas saab väga korralikult puhtaks. Ja meie sopastes ilmastikutingimustes on see väga hea lisa. Just näiteks selliste ilmade puhul, sellepärast et soppa lendab liiga palju. Konkurentidega on nüüd niimoodi, et kuigi räägitakse, et Q7, XC90 võiks selle auto konkurendiks olla, siis tegelikult ei, need autod on tunduvalt väiksemad. Eestis on kõige ligilähedasem konkurent lühikene Cadillac Escalade ja siis teiseks kõige suurem Range Rover. Aga võrreldes Range Roveriga on selle auto baashind umbes 12 000 eurot soodsam. Sellise diisli saab 72 300 euro eest. Kui varustust juurde panna, siis selline proovisõidumudel jääb sinna ikkagi 90 tuuri. Seega ei ole see kõige soodsam auto. Aga ma peaks tõdema, et on väga mugav auto ja selle raha eest on siin autot küllaga. Seega kokkuvõttes on see auto ikkagi kõrgema clearance'iga S-klass, millega läbida pikki vahemaid, millega vedada palju lapselist pere ja kus tunda ennast väga mugavalt.